Tere, ilusat päeva ja täna räägime võrgu topoloogiast ja komponentidest. Mudelid, nagu siin slaidis kirjas on järgmise videoloengu teema. Aga pole hullu. Võrgu topoloogia. Mis asi on topoloogia iseenesest? Topoloogia on jaotus, paigutus. Nii et selles mõttes väga vajalik teema kindlasti. Aga sutsukene võib-olla peaksime rääkima just ennem mõistest, mis asi on siis see topoloogia tähendus. Topoloogia defineerib sidevõrgu struktuuri ja eristatakse kaht tüüpi topoloogiat. On loogiline topoloogia ja füüsiline topoloogia. Füüsiline topoloogia tegeleb ühenduskaablite, võrguseadmete, võrgus kasutatavate tööjaamade paigutuse, riistvara ja konfigureerimise ja seadistamisega. Loogiline topoloogia määrab viisi, kuidas kasutajad saavad ligipääsu võrgule, võimalikud marsruudid sõlmede vahelised andmevahetuseks. Nii et ja füüsiline topoloogia siis jaguneb siinitopoloogia, puhul on kõik üksused sidemeediumiga ühendatud võrguadapterite abil magistraalliini külge. Samaaegselt on ainult ühel üksusel lubatud infopakette saata. See teeb vajalikuks hallata ja juhtida üksuste ligipääsu meediumitele. Igast jaamast tulev ülekanne jaotatakse üle kogu siini mõlemas suunas ja seda võivad vastu võtta kõik üksused. Andmed kantakse üle pakettidena, mis sisaldavad vastuvõtja jaama aadressi, saatja aadress ning muud infot. Siinitopoloogia puuduseks on see, et võimalike signaalimoonutuste vältimiseks ei tohi tööjaamade vahekaugust teineteisest või magistraalliinist ületada maksimaalselt lubatud kaugust. Veel enam, see võrk ei võimalda lihtsat diagnostikat. Siinitopoloogia ei võimalda ka võrgusisest andmekaitset, kuna kõik ülekanded tehakse mööda ühist magistraalliini, võimaldades seega igal võrgu kasutajal autoriseerimata ligipääsusüsteemi. Järgmine siin pildi peal on ringtopoloogia. Selles topoloogias ühendatakse üksused otse järgmise üksuse külge ja viimane üksus esimese külge. Sellisel moel saavutatakse ringikujuline füüsiline ühendus. Kõik ringis ühendatud üksused on ühendatud repiiterite abil. Sõnumid kantakse jaamast jaama ainult ühes suunas. Ringtopoloogia võrgud kontrollivad, kas edastatud sõnumid jõudsid sihtpunkti. Iga kord, kui üksus võtab vastu sellele adresseeritud sõnumi, kopeeritakse see ja saadetakse tagasi lipuga, mis kinnitab vastuvõtmist. Iga kindla üksuse poolt saadud pakett saadetakse edasi järgmisele ringis asuvale üksusele. Kui pakett jõuab sihtpunkti, siis see salvestatakse ja see jätkab liikumist mööda ringi. Pakett eemaldatakse ringis selle üksuse poolt, mis selle saatis. Ringtopoloogia probleemiks on kõigi tööjaamade võrdne võimalus pääseda võrku. Ja individuaalsed ringtopoloogia võrke on võimalik ühendada ühiseks ringtopoloogia võrguks sildade abil, mis edastavad andmeid ühest ringist teise. Algselt ehitatud ringtopoloogia võrku on väga raske lisada uusi tööjaamu, kuna see eeldab kõigi võrgus toimuvate operatsioonide seiskamist. Uus tööjaam teha paika panna ja vajalik kaabeldus ja seadistus teha. See võtab aega, nii et ta väga hea variant ei ole. Tähttopoloogia puhul on iga tööjaam ühendatud keskse sideüksusega, näiteks kontsentraator jaoti kahe ühesuunalise ühenduse abil, üks edastamiseks, teine vastuvõtmiseks. Sideüksus võib olla passiivne, see jaotab sisendsignaalid väljund
liinidele või aktiivne, see võtab vastu sisendsignaalid ja edastab need väljundliinidele. Tähttopoloogiate spetsiifiliseks eeliseks on see, et mõned üksused võrgus võivad omada suuremat prioriteeti kui ülejäänud. Sel viisil on sideüksus võimeline kontrollima kõrgema prioriteediga tööjaamadest tulevaid sõnumeid enne teiste üksuste päringute vastuvõtmist. Seda kasutatakse võrkudes, kus mõni tööjaam peab saama oma päringutele kohese vastuse. Lisaks eelnevale võimaldab tähttopoloogia kasutada tsentraliseeritud diagnostikat, kuna kõik sõnumid saadetakse sideüksusele. Siis ei ole keeruline analüüsida individuaalsete tööjaamadelt tulevaid sõnumeid ja see konkreetne topoloogia lubab lisada uusi tööjaama sidevõrku ja analüüsida detailset võrgujõudlust. Tähttopoloogia peamine puudus on see, et sideüksuse vea või tõrke korral muutub kogu võrk mitte toimivaks. Tähendab, kui see kommutaator või seade üles ütleb, siis on kogu võrk maas. On muidugi ka olemas veel, siin on laiendatud tähttopoloogia, on tähttopoloogia teised. Seda tüüpi topoloogiate puhul on mitmed tähed kaasatud ühisesse konstruktsiooni. Laiendatud tähttopoloogia heaks eeliseks on see, et vigane sideüksus ei muuda kogu sidevõrku mitte toimivaks, kuigi lokaalse tähe tööjaamad ei saa kasutada võrguteenuseid. Nii et selles mõttes on ta päris hea lahendus. Hierarhiline topoloogia võiks öelda, et see on kõige rohkem levinud. Ta on natuke tähttopoloogia sarnasus, kuid tema struktuur on üles ehitatud kui puu ja seda ka mõnel pool kutsutakse puutopoloogiaks. See on nagu puu ja puujuured ja kogu sidesüsteem hargneb allapoole laiali. Ja siis on veel olemas muidugi ka silmustopoloogia. Kasutatakse neil juhtudel, kui mõne sideme katkemisel peab kindlasti võrk edasi töötama. Igal üksusel on oma ühendus mitme teise üksusega. Kui mõni teekond või mõni sideme kasutamine või liini kasutamine ebaõnnestub, siis otsitakse andmetele alternatiivi mõne teise liini juurest. Nii, ja nüüd vaatame, on ju vaja selliseid üksusi, millega neid seadmeid üldse ühendada. Ja need jagunevad siis kahte suurde ossa, on passiivsed üksused ja aktiivsed üksused. Siin pildi peal on näha väga ilusti passiivsed üksused nagu ühenduspistikud, liitpistikud ja kõik sellised toredad komponendid. Siin kõige ülemise pildi peal esimene pistik on see, et kui on vaja näiteks võrgukaablit pikendada, paned sellise adapteri vahele ja põhimõtteliselt on see pikendamine õnnestunud. Mina muidugi tööstusvõrkudes või üldse arvutivõrkuses siukseid komponente kindlasti näha ei taha, vaid nende asemel peavad olema terved korrektsed võrgukaablid. Siis on muidugi seinapistikud, need on paratamatus, siin on toodud ka mõned pildid. Nii et üldkokkuvõttes selliseid komponente kasutatakse ja need on siis passiivsed üksused. Serveriruumides, räkikappides, võrgu jaotuspunktides kasutatakse juhtmepaneele. Need on sellised paneelid, kus magistraalliinid tulevad sinna paneeli sisse ja seal siis pistikutega lähevad liinid edasi kas serverisse või muudesse seadmetesse. On olemas selline nõndanimetatud passiivne kontsentraator või jaotur, mida võib ka huubiks nimetada, on niisugune keskne ühenduskolmik,
mille abil luuakse ühendus hulga tööjaamade vahel. See ei sisalda elektroonilisi komponente ega ei vaja ka seega elektritoidet. Suvalisse porti saabuv signaal edastatakse kõigisse teistesse portidesse. Nii et üldkokkuvõttes tänapäeval selliseid komponente ei kasutata. Repeater, signaalivõimendi. Siin on pildi peal näha erinevad signaalivõimendid. See seade funktsioneerib füüsilisel tasandil ja suurendab sidevõrgu reaalselt kogupikkust. See taastab signaali tugevust ja parandab impulsi tugevust suurematel vahemaadel. Siia repeaterite alla kuuluvad ka sellised ülekandemeediumi konverterid. Ja siin on nüüd natukene, need on tuntud kui adapterid või ülekandemeediumi translaatorid, konverterid, mis konverteerivad võrguliiklust kahe erineva tüüpi ülekandemeediumiga sidevõrgu segmendi vahel. Näiteks valguskonverter loob ühenduse UTP kaablivõrguga ja valguskaablivõrgu vahel. Nii et ja neid ka võidakse nimetada repeateriteks, aga ütleme, et ülekandemeediumi konverter on see. Ja repeater, mis siin piltide peal näha, on füüsilisel tasandil, funktsioneerib võrgu kogupikkust, võimaldab suurendada, toimub reeglina elektrilise signaali võimendamine. Nad regenereerivad signaale, sealhulgas saadetud sõnumeid, müra ja häireid. Nii et selles mõttes nende puhul ei ole vahet, kas see on häire või on see konkreetne puhas infopakett. Tema lihtsalt võimendab seda signaali ja muid funktsioone tal ei ole. Repeatereid on võimalik kasutada mitmete ülekandemeediumitega, kuni nende tüübid ühtivad. Siiski ei saa neid kasutada erinevat tüüpi struktuure või ligipääsumeetodeid kasutatavate segmentide ühendamiseks. Nii, aktiivsed seadmed. Siin on küll nimetus on huub, aga see huubist me rääkisime ennem, et see on ikkagi niisugune absoluutselt rumal tükk. Siin pildi peal on nüüd küll Siemensi mitte manageeritav switch, mida võib ka nagu natukene ühtepidi nimetada huubiks, aga ikkagi siin toimub selline signaali või pakettide tabeldamine, mulle meeldib see sõna. Ja nii et päris õige komponent siin ei ole. Huubid võimaldavad lisada olemasolevasse võrku füüsilisi tööjaamu, kõik pordid on paraku kahjuks ikkagi võrdse prioriteediga, kuigi need seadmed võimaldavad tuvastada ka talitushäireid ja kui nad seda võimaldavad, siis seda nimetatakse segmentatsiooniks. Ja neid kasutatakse muidugi UTP kaabliga võrkudes ja kuna vastu võetud andmepakette ei puhverdata, mistõttu nende andmevahetuskiirus on väike ja üldkokkuvõttes selliseid komponente väga ei soovita kasutada. Sild ehk bridge, see jagab võrgu loogilisteks segmentideks ja sõnumid edastatakse ühest segmendist teise üle silla või pordi. Kui vastuvõtja unikaalne võrgu aadress MAC kuulub vastavasse segmenti, see seade sisaldab mõlema segmendi üksuste aadressi tabelit ja side käib järgnevalt. Andmepakett vastuvõtmisel algatatakse lähteaadressi ja sihtaadressi kontroll. Tabelis on esitatud igas segmendis oleva üksuse individuaalaadress. Kui sihtaadress ei ole kirjutatud tabelisse, tuleb pakett edastada kõikidesse segmentidesse. Sihtaadressi puudumisel tabelist lisatakse see võimalusel sinna automaatselt. Sild edastab paketi vastavalt segmendile,
kui sihtaadress on kirjutatud tabelisse. Kui lähteaadress ja sihtaadress on samas segmendis, ei edasta sild andmepaketti teise segmenti. Sildade peamine eesmärk on filtreerida segmentide vahelist liiklust, et vähendada ummikuid suuremate kohtvõrkude puhul. Sillad võivad tegutseda kui eraldiseisvad seadmed või olla ka osa arvutist. Sillad tegutsevad OSI teise võrgumudeli kanali kihis. Andmepakettide tasandil need leiavad rakendust võrkudes, mis on ehitatud kas kontsentraatoritega, et limiteerida andmepakettide valet edastamist või ühendada kahte olemasolevat lokaalvõrku üheks. Sarnaselt eraldavad need ühe konkreetse segmendi liikluse ülejäänud osa liiklusest ja töötavad kogu võrgu mahtu ning kiirust. Kaks lokaalset võrku, mis on silla abil ühendatud, on füüsiliselt küll erinevad, kuid loogiliselt ikkagi üks võrk. Jääme reaalsuse piiri, tänapäeval väga palju selliseid sildasid ei kasutata, sellepärast et silla funktsiooni on enda peale võtnud switch ehk kommutaator. See on uuema generatsiooni ja tänapäevane sild, mis kindlustab informatsiooni paralleelse töötlemise. Switchi kasutatakse kõige laialdasemalt tööjaamade ühendamiseks tähttopoloogia võrgus. See suurendab võrgu andmevahetuskiirust, välimuselt sarnaneb see küll huubiga, kuid on siiski kommutaator ja sellest oluliselt intelligentsem seade. Kui huubid edastavad vastuvõtvat signaali kõikides portides ilma selekteerimata, siis see switch seevastu filtreerib informatsiooni ning edastab selle ainult sihtseadmele. Switch on mitme pordiga sild ja tegutseb järgnevate sammudena. Paketi saabumisel kindlasse switchi sporti kontrollib see, kas PET on korralikult vastu võetud, seejärel viitab oma tabelile, et kindlaks teha, kas selles on vastuvõtja MAC aadress kirjas. Kui MAC aadress puudub, edastab kommutaator andmepaketi kõigisse oma portidesse ja saab vastuse sihtseadmelt. Vastavustabelisse tehakse kirje, mis näitab, milline väljundport sobitati sellele konkreetsele MAC aadressiga. Kõik järgnevad sama aadressiga kandvad andmepaketid edastatakse otse vastuvõtvasse porti. Kommutaator edastab paketi otse porti, kui on olemas MAC aadressi kirje. Eksisteerib 3 tüüpi vastuvõtja aadresse andmeplokkide edastusviisi. Leviedastus ehk broadcast, multiedastus ehk multicast ja üksikedastust ehk unicast. Leviedastus aadressi puhul saadetakse pakett kõigisse portidesse samal ajal kui multiedastuse aadressi puhul saadetakse pakett eelnevalt kindlaks määratud porti. Üksikedastuse aadressi puhul saadetakse pakett ainult ühte porti, mis omakorda tõstab võrgu turvalisust, mahtu ja kiirust. Switch'i eri tüüpe eristatakse sõltuvalt sellest, millist OSI mudeli võrgukihti nad kasutavad tegutsemiseks. Tavapärased switch'id töötavad OSI mudeli teise kihi baasil. Kõrgema klassi switch'id töötavad OSI mudeli 3. ja 4. kihi baasil. Need switch'id toimuvad väga sarnaselt ruuteritele. Tavaliselt on nende ühendus limiteeritud ühe MAC aadressiga ja ühenduse ülekandekiirus on ka limiteeritud. Aga jah, ja need viimati mainitud switch'id on ka tunduvalt kallimad, sellepärast et nendega saab tegelikult teha päris korralikku võrguhaldust. Switchi tunnused on järgmised. Omab iga pordi jaoks spetsiaalsed protsessorid, mis töötleb sisse tulevaid andmepakette, kaadreid ülejäänud portide protsessoritest eraldi. Võimaldab igal tööjaamal edastada andmeid üle ülekandemeediumi ilma teiste tööjaamadega konkureerimata. Kontrollib sellesse ühendatud seadmete MAC aadressi, tõlgib andmepakette ühest standardist teise, näiteks Ethernetist FTDI-sse, lingib mitmed eraldiseisvad seadmed ja võrgusegmendid, millest igaühel võib olla veel sellesse ühendatud terminal. Puhverdab andmed, salvesta ja edasta enne vastuvõtja ühendusparameetrite tuvastamist. Switch'id suhtlevad omavahel täistuplex režiimis, mis võimaldab andmeid
edastada ja vastu võtta samaaegselt. Ruuter. Siin pildi peal on ka ilusti näha. Ruuter on eraldiseisev seade, mida kasutatakse infopakettide jaotamiseks erinevate võrkude või võrgusegmentide vahel. Ruuterina saab kasutada ka tavalist arvutit. Siin pildi peal on näha sellised toredad Siemensi tööstusarvutid. Erinevalt huubidest, sildadest ja madalama tasemega switchidest töötab ruuter OSI võrgukihis IP aadressitega, mitte MAC aadressitega. Sillaga võrreldes isoleerib ruuter liiklust efektiivsemalt, kasutades individuaalsete sõlmede aadressi. Kui võrgus lingitakse kindel seade ruuteri abil, jääb see MAC aadress varjatuks. Ruuterid saavad valida parima otsetee kindlale aadressile võimalike olemasolevate marsruutide hulgast. Ülekande marsruudi määramiseks ja andmepakettide edastamiseks kasutab ruuter enda marsruutimistabelit, milles on teiste ruuterite IP aadressid salvestatud. Ruuter genereerib selle tabeli ise, kogudes vastavat infot muutuste ilmnemisega uuendab tabelit teiste ruuterite abil. Ruuteri poolt tehtav töö saab illustreerida ka, ütleme, mõne näitega. Näiteks siin on üks niisugune ilus tore pilt, kus on siis segment A, segment B, segment C ja segment D ja kui me siit niimoodi hoolega vaatame, siis ruuter on siis ühendab kõiki neid 4 segmenti. Nii et selles mõttes mingi väikene kujutatav pilt siin on ka olemas. Peale selle ruuteri suur omadus on see, et ruuteri kasutamisel ühendusseadmega vähendab võrguliiklus individuaalsete võrkude vahel ja parandab kogu võrgu turvalisust. Aga võrku või ruuterit on vaja konfigureerida. See ei ole nii, et tal on küll tehase poolt paika pandud seadistused, aga üldkokkuvõttes tuleb nad kindlasti kõik enam üle käia. On ka veel sellised toredad seadmed nagu lüüsid ehk gateways. Lüüs ühendab 2 kohtvõrku nagu ka globaalseid võrke, mis ei ühildu ligipääsuprotseduuride ja protokollide poolest. Näiteks me peame lüüsiga ühendama DeviceNeti või CAN-Openit. Mis need on? Need on tööstuslikud võrgud. Lisaks sellele eristab ja tuvastab lüüs erinevate võrkude liiklust kummagi pool lüüsi. Kõige sagedamini kasutatakse lüüsi kohtvõrgu linkimiseks globaalsetesse võrku või 2 eemal asetseva kohtvõrgu ühendamiseks või linkimiseks üle globaalse võrgu. Nii et on ka veel mõningaid teisi seadmeid. Aga see on selline niisugune kiir ülevaade nüüd tänapäeval kasutatavatest võrgukomponentidest. Kindlasti, kui niimoodi tendentsi vaadata, siis needsamad toredad switchid või kommutaatorid arenevad pidevalt edasi ja kui nad algselt töötasid teises OSI mudelikihis,
Siis tänapäeval liiguvad nad ka 3. ja 4. kihti ja mingil tasandil hakkavad võtma ka üle ruuterite funktsioone. Nii et jah, süsteemid ja tehnoloogia muutub, tänapäeva võrguliiklus vajab kiiret ühendust ja võimalikult suuri andmemahte, mis muidugi teiselt poolt eeldab ka võrkude väga täpset häälestust ja seadistust. Ja sellega on need 2 pisikest teemat nagu võrgukomponendid ja võrkude topoloogia nii tutvustavalt selles loengus läbi võetud. Nii et tänan tähelepanu eest ja kohtume järgmises loengus. Nägemist!